Tihemetsamees. Jaa, Tihemetsa lõpetanud. Paar sõna enda kohta. Tere õhtust. Mina olen sündinud 1939. aastal, ühesõnaga kogu minu elu on kulgenud nii-öelda okupatsiooni tingimustes. Isa sai surma mul 1941. aastal metsas juhusliku kuuli läbi. Siis 1945. aastal küüditi meie külast 27 meest Sibirisse, sellepärast, et nad ei läinud Vene kroonusse. 1948. aastal me saime teada, et mind ja ema tahetakse Sibirisse saata, aga meil oli metsas tutvusi ja me põgenesime metsa. Ja tollal oli see Berliini kriis ka ja arvasime, et tuleb sõda, aga sõda ei tulnud üht ja me olime 4 aasta metsas. Ja 1952. aastal püüti meid seal Järvakandi lähistel kinni. Läksime ühte talusse karvid võtma, toidukraam oli vaja hankida ja seal võeti kinni. Ja mis ametit praegu peate? Mis ametit praegu peate? Praegu olen ametilt pensionär, aga kasvatan nii hobikorras loomi ja hoian oma talumaid korras. Kas te ei ole leidnud ka ühtegi erakonda, kuhu astuda ja et siis kandideerida? No ma ei taha ühelgi erakonnale halba teha, sest ma olen selline elupõline vägikaika vedaja. Kui ma lähen nüüd sinna ja kukun nüüd äkki oma erakonna kaaslastega vägikaigas vedama, siis äkki tuleb mulle reetur nimi ja reeturit vihkasti metsavennad kõige rohkem. Aga miks te olete selline vägikaika mees siis? Aga mind ju lapsest peale on kasvatatud. Mind öeldi, et sa sure, aga ära kunagi alistu. See on minu juba ühesõna, ma enne, kui ma lugema õppisin juba metsavenna tarkused selgeks, eks ole. Ja see mul verre jäänud. Ma teisalt ei oska. Aitäh. Ja siis siin meie vasakul käe nurga